Orkester, palvel. Liputoimkonna tervituseks palve. Keskele. Oot! Tere hommikust kõigile ja ilusat Eesti lipupäeva. Sõna saab Riigikogu esimees Lauri Hussar. Tere hommikust, head pidupäevalised. Rõõm on taas kohtuda kõikidega, kes täna siia on tulnud, et meie sünnipäevalaps nii-öelda üles laulda. Ning rõõmsa ühislaulu toel ongi meie kõiki ühendav sümbol tõusnud kõikjal Eestimaa paikades. Ning loomulikult ka siin ajaloolise Pika Hermanni lipumasti heisatud. Meie sinimustvalge lipu sünnipäevadel on aga alati räägitud ka meie lipu lugu, mis on unikaalne. Ja me kõik teame, et Eesti on maailmas ainus riik, kus mitte üksnes teada nimeliselt, kes esimese lipu valmistasid, vaid et see lipp ise on täiesti olemas ja reliikviana hoitud Eesti Rahva Muuseumis. Sestap ei hakkaks ma täna kordama neid tõsiasju, mida me oma lipu sünnist, kasvamisest ja vahepealsest varjusurmast ning ülestõusmisest okupatsiooni lõppemisel nii hästi teame. Tahaksin hoopis osutada meie võimalustele neid kauneid värve, meie imelist lippu senisest veelgi paremini ja kaunimalt eksponeerida. 20 aastat tagasi, nii et ka selline väike tähtpäev meie lipuga seoses, võttis Riigikogu vastu Eesti lipu seaduse. Seadus reguleerib põhjalikult riigilipu ja rahvuslipu kasutamist ning on meid hästi teeninud. On seadusandjad tahtega määratud ka paarkümmend päeva kalendriaastas, mis lipupäevad on. On seda vähe või palju või ehk on täpselt parasjagu. Hetkel arutab Riigikogu just võimalikke muudatusi tähtpäevade ja lipupäevade loendis, kuid juba praegu me teame, et igaühel on võimalus ja voli oma kodu kaunistada rahvuslipuga kas või igapäevaselt. Millist võimalust ka arvukalt kodanike kasutab. Ning seda siis ilma igasuguse valitsuse poolse riikliku kampaaniata lihtsalt südame sunnil. Kuid on küllalt palju paiku, kuhu koduomanikud ja riigiasutused ei küündi ning see puudutab eelkõige meie avalikku ruumi. Linnaväljakuid, puiesteid, magistraale. Ühesõnaga on hulk kohti, kus me võiksime soovi korral oma lippu rohkelt eksponeerida. Eesti lipu ilu tuleks ju nautida võimalikult sageli ning miks ei võiks näiteks kas või Viru väljakul Tallinnas olla lahendusi, mis nii iga meie riigi inimese, kuid samuti ka Viru hotellis viibiva välismaalase jaoks
aitaks tekitada seda turvatunnet, mida pakubki meie sinimustvalge trikoloor. Muide, lipukultuuri arengus juhtus just hiljuti väikene samm, nimelt asutati siinsamas Toompeal Eesti koolide liputoimkondade liit ning need toimkonnad on koos koolilippudega ilmestamas ka meie tänast pidulikku riigilipu heiskamist. Aitäh teile! Õige pea peame jällegi laulu- ja tantsupidu, kus lisaks rahvarõivastele ja rukkililledele võiks ju silmapaistvalt osaleda ka meie lipud. Kutsungi siinkohal üles, head inimesed, tehkem ettepanekuid, millistes paikades siit samast Toompealt Võru ja Valgamaani välja saaks ja peaks meie lippu julgesti kasutama. Mul on olnud au ja privileeg kuuluda žüriisse, mis valib Eesti aasta küla. Ja sellega seoses olen reisinud päris intensiivselt mitmelgi pool Peipsist Sõrveni. Ning on olnud võimalust näha, kui ilusti, hellalt ja austavalt, aga samas ka ekspressiivselt ja dekoratiivselt meie külades lippu hoitakse ja austatakse. Ma tean, head kaasmaalased, et meie rahvale ei ole omane kroonupatriotism ning pingutatud kampaaniad. Ja sestap ei tahagi ma täna survestada valitsust või Riigikogu, et nemad meie lipukultuuri kuidagi riiklikult edendaksid. Vastupidi, minu tänane jutt on mõeldud ennekõike kõigile meile endile, vabamatel hetkedel mõtisklemiseks ja võib-olla ilusate tulemusteni jõudmiseks. Ilusat lipupäeva ja sinimustvalgust südamesse. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Ove Sander. Armsad sõbrad, ilusat ja õnnistatud lipupäeva meile kõigile. Läinud pühapäeval oli mul võimalus olla Järva Peetri kirikus ning jumalateenistuse järel käia sealsamas
kirikaias puhkava Eesti rahvuslipu esimese hoidja Kristof Wilhelm Peermanni haual. Kirikuõpetaja ja praost Peermann on heaks näiteks sellest, kuidas kirik ja rahvas kuuluvad lahutamatult ühte ning just see ühtekuuluvustunne ja ühine tegutsemine sillutab teed paremale homsele. Väga kõnekad on rahvuslipu esimese hoidja selgitused meie trikoloori värvide tähenduse kohta. Sinine sümboliseerib ustavust, must sihikindlust ja valge südamepuhtust. Need 141 aastat tagasi välja öeldud mõtted on meile kõnekad veel tänagi. Head sõbrad, me vajame ustavust kõigele ja kõiges, mis on õiglane, püha ja lootust andev. Vajame seda oma perede keskele ja suhetesse. Kui suudame jääda oma lubaduste juurde, armastuse ja üksteise toetamise juurde, siis muutume tugevamaks ise, aga tugevamaks muutub ka rahvas. Siis on meil jõudu, et raskused meid ei murraks, samuti jäägem ustavaks meie pühendumusel Ukraina toetamisele, sõja lõpetamiseks ja õiglase rahu saavutamiseks. Kutse sihikindlusele kätkeb endas kutset nii eesmärgi omamisele kui ka südikusele ja vastupidamisele selle saavutamisel. Inimelu väga eripalgeliste sihtide keskel ei saa me unustada meie ühist ja kõrgemaid sihti, milleks on Eesti rahva, riigi, kultuuri ja keele säilimine. Ent alati on hea vaadata veelgi kaugemale ja mõtestada oma rahvast rahvana Jumala rahva suures ja igavikulises perekonnas. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, ütleb pühakiri. Ja viimaks südamepuhtus. Meil ei saa kunagi olla ükskõik, milline on meie igapäevane elu ja kuidas me liigume meile kingitud eesmärkide suunas. Olulisim on puhas süda. Kui meie süda on puhas, siis on puhtad ka meie käed ja puhas on kogu meie elu. Südame puhaste päralt on aga Jumala õnnistus ja tõotus teda näha. Head sõbrad, pidagu need 3 kaunist värvi on võimsad kõnet täna meie rahva hingele. Õnnistagu ja hoidku seda lippu, meie riiki, meie rahvast ja juhte, kõigeväeline halastaja Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Kõneleb Eesti Lipusõltsi esimees Jüri Treim. Austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed, Kaitseliidu rahvas, armsad koolilapsed, kes te siia olete tulnud, lauljad, pilimehed. Kõigepealt lubage teid õnnitleda tänase lipupäeva puhul ja aastad ei ole ju vennad. Tänavune aasta on eriline võib-olla selles mõttes, kalendris on lipupäevi palju ja eriti juulikuu on meil Lipuseltsil käed tööd täis. Ja kui te märkate võidupüha jaanipäev, aga juunikuus me tähistame ka, et Eestisse on oodata ülemaailmset eestlaste päevade tähistamist. Ja täna kindlasti on see koht, kus me räägime, et kui sügaval nõukogude ajal siin ei tohtinud isegi mõelda sinimustvalgest, siis just need ülemaailmsed, seda lühidalt öeldi estopäevad, kultuuripäevad, just nendel päevadel toodi välja Eesti lipud ja
mitmed väliseestlased ongi maininud seda, et näiteks Rootsis, et kui taheti ära keelata, et niisugust riiki pole olemaski, et mis sinimustvalged, siis Esto komitee leidis väga hea lahenduse. Nad teatasid, et see on päevade lipp, sinna pandi tähed, need 4 tähte peale Esto. Ja sellega siis, nagu öeldakse, Rootsi valitsus ütles, et meie kahjuks ei saa ära keelata, see on ju päevade lipp. Nii et kui me räägime lipu ajaloost, nagu täna siin juba mainiti, siis kindlasti ei tohi ära unustada seda, et just siis nõuti jälle Eestile vabadust ja just nende lippude all, mis tollal siis eri riikides Esto päevadel lehvisid ja ütleme, Eesti pagulased siis selle eest koos lätlaste ja leedulastega võitlesid. Täna juba tänati siin Eesti koolide toimkondi. Kindlasti peame tänama ka Riigikogu, kes meile selleks saali andis ja need pidulik üritus toimus siin. Samuti, kui me räägime laulu- ja tantsupeost, kindlasti rahvas ei tea seda, et viimased 30 aastat on just nende isamaalistel mõtlevate inimeste ja lipuseltsi liikmete abil kõigil laulu- ja tantsupidudel heisatud nii lauluväljakul kui tantsuväljakul need lipud, mis me oleme kinkinud siis laulu- ja tantsupeole. Ja praegugi me leppisime kokku, et aitame korraldada neid kolonne, tantsu- ja laulupeo kolonne, mis siis lähevad ja liiguvad siit selle piduliku rongkäigu käigus. Nii et meil kõigil tööd jätkub ja mul on hea meel, et praegu need liputoimkonnad, kes on siin, et need toetavad meid ja me jõuame koos ühiselt veel palju asju ära teha. Aga täna siis oleme me siin ja mul on hea meel, et koolilapsed on ka hommikul jõudnud siia, et anda üle siis 2 lippu koos Riigikoguga nendele koolidele, kes siis on selle jälle ära teeninud. Kõigepealt siis Tallinna Prantsuse Lütseumi esindajad paluksime siia. Nii, ja samuti paluksime siia Kadrioru Saksa gümnaasiumi siis esindajad. Ja me oleme lipuseltsi poolt alati tänanud neid inimesi, kes on meid nii tule kui manöövriga aidanud. Sel aastal me tähistame veel ju Eesti vapi juubelit. Nüüd suvel riigivapp, Eesti riigivapp 100, nii et kui me räägime lipust, me räägime alati ka vapist ja hümnist. Ja kuna meid on
nagu ma mainisin, alati toetanud Kaitseliit, et siis ma paluksin siia, härra kindral, paluksime siia, et teile üle anda tänukiri, sest kõik need aastad Kaitseliit on meid nii tule kui manöövriga aidanud. Jõudu ja teeme siis koos edasi seda tööd. Samuti täname, Riigikogus on palju usinaid mesilasi, kes meid on kõik need aastakümned aidanud. Alates 89. aastast, kui siin orkestrimehed, vanemad ei anna valetada, mängiti sisse need signaturid. Täna me tegime laulu ja orkestriga, tavalistel päevadel lipp tõuseb ja langeb signaturiga ja meie pillimehed mängisid 89. aastal sisse need signaturid. Aga siia paluksin Riigikogu siis ühe tubli mesilase abimehe Arhibald Ivan Kalda. Aitäh. Ja Stiivan oli täna tornis, nii et veel kord aplaus talle. Meid on aidanud väga palju just Tallinna koolide õpetajad ja üks nendest on Tiit Põder, Vestholmi gümnaasium. Paluks siia, Tiit. Ja veel üks tänukiri Tallinna Ühisgümnaasium Mehis Pever, kes on meiega olnud koos lastega nii siselinna Kaitseväe kalmistut korrastamas kõik aastad. Nii et võtke eeskuju. Suur tänu kõigile tegijatele ja tulge alati meile appi. Ja
aitäh koorile, aitäh orkestrile, aitäh vahipataljoni kaitseväelastele, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, isamaaliste noorteorganisatsioonide ja akadeemiliste ühenduste ning koolide liputoimkondadele ja kõigile teistele, kes täna hommikul siia tulid. Ilusat Eesti lipupäeva jätku! Tervist, head lipupäeva! Aitäh! Tegelikult on meil ikka väga unikaalne lipp, ta on kõige ilusam lipp. Teiselt poolt on sellised värvid, et meil on tõesti ta säilinud. Ma olen oma kooliga muuseas ka selle päris originaallipu juures seisnud ja üheskoos lipulaulu laulnud oma kooriga ja oma kursusegagi ja nii edasi, et see on selles suhtes selline nagu isiklikult puudutav ikkagi asi ja ta on ilus olnud kogu aeg ja lastele tegelikult meeldib ta ja ei ole nagu selles suhtes, et ma ei ole küll kogenud Eestis kordagi, et ta nagu mingi mõttetu asi või ütleme niisugune kohustunud asi, aga tegelikult ja mina tahan neile ütelda, et Otepää on täna see õige koht, kus tähistatakse tegelikult lipu aastapäeva, sellepärast et Otepääl see lipp sisse õnnistati, et seda peavad ka lapsed teada. Jah, et see on see. Nii, siin on nüüd tuldud lipupäeval, et mis te arvate nüüd sellest siis üritusest ja lipust? Jaa, väga tore üritus oli. Oleks võinud olla natukene soojem. Näpud on ka tõepoolest sinised, nagu meie lipulki see sinine värv. No seda ei saa nüüd uueks lipuvärvi tähenduseks küll pidada, aga mis selles lipus nii ilusat ja rõõmu tekitavat on?
mulle meeldib see meie lipu puhul, et ta torkab silma oma värvikombinatsiooni poolest maailma lippude hulgas. Et meil ei ole seda punast, seda mõnikord natukene vihast ja tormilist punast. Et see mulle väga meeldib isiklikult. Need on koduvärvid. Mis mõttes koduvärvid? Sa paned kodus selle lipu ülesse? Ja need on sellised tuttavad ja me leiame neid igalt poolt. Kas sa tulid siia oma klassiga või kooliga või kuidas? Kooriga ja kooliga vist, eks ju. Aga jah, lipp loob sellise turvalise tunde kuidagi, kus iganes seda lippu märkad või ka looduses, kui märkad sinist taevast ja musta metsa ja valget lund seal all, et siis tuleb selline turvaline tunne tuleb, et kõik on korras, kõik on hästi. Et see on kummaline, tõesti, meil on kuidagi see, meie DNA-s on see sinimustvalge nii sees. Olge kina, öelge ka, kus koolist te olete ja kes te olete? Kus oled? Tallinna Prantsuse. Ja mina olen aktiivne emme. Tore, aitäh teile. Aitäh. No nii, nüüd aeti teid hommikul vara üles, et kuidas tunne on siin olla nagu? Külm, aga suht tore. No jah, natuke võib-olla liigutada on vaja, siis saab sooja olla. Kes ei taha minna sinna üles? Kas keegi on, kes ei taha sinna üles minna? Kes ei taha? Tõstke käsi. Kõik teised tahavad minna, jah? Just nii. Ja see tuleb minna. Vaadake kõik siia fotograafi poole. Ja see tuleb ka peale nüüd oma lipuga kähku siia. Meil on vaja aja. Seisa sinna. Veel on lipp. Suur tänu. Aitäh teile. Tänane lipupäev on loomulikult väga oluline, emotsionaalne pidupäev ja Eesti lipp kuulub selle päeva juurde. Eesti lipu laulmine, nii et see on üks väga uhke laul ja väga väärikas. Naised laulsid väga ilusasti täna ja ilus pidulik sündmus oli. Väga meeliülendav. Ilusa ilma kinkis ja mis selleks ettevalmistuseks tehakse, et see kõik toimub, see koor ja kõik dirigent oleks valmis? No selle taga on eelkõige Eesti Lipu Selts, kes seda üritust korraldab ja koordineerib ja ka kutsub üles siis koore laulma siia ja nüüd on tegelikult päris palju aastaid on juba tihe koostöö Eesti Naislaulu Seltsiga, et alati siis naiskooride lauljad on siia lipupäeva hommikul kutsutud. Ma nüüd tahaks midagi öelda. Kuule, aga tee korra veel. Ma ei saa seda öelda. Tee korra veel. Tehke lahti ja rääkige, mis mõtteid siis tekib. No see on lihtsalt täiesti imeline. Kooli lähme, siis võtame ikka lahti, vaatame üle, et defekt. Väga uhke. Nüüd on teist lippurit ka vaja. Selle lipuga tegema hakkate kohe. Kui ta on ka pidulik kanda lipp, siis ma arvan, et hakkame kandma teda. Üritustel on üks lipp juureski, sest pidulikult saab kanda. Täiesti väga suur au. Öelge, mis koolist olete? Me oleme Tallinna Prantsuse Lütseumist. Väga tore. Siis tere tulemast. Laulupeo rongkäiku sellega ja... Laulupeo rongkäiku muidugi. Igale poole. Sina kannad ilusti. Eesti lipu on.
mis me vaatame. Nii, Eugen, sina laulsid nüüd kooris ka täna? Laulsin jah, meeskooris. Mis tundeid see lipupäev sinus nagu esile kutsub? Tore päev ja kena ilm ja hoiame ikka Eesti asja kõrgel. Ta on näha, et sul on lipp õues ja puha. No lähme. Aga nüüd ma pean Jüri Olevi seal, aga nüüd ma... et me kõik lõpuks usuksime oma valda ja teeksime seda üheskoos edasi paremaks. Ja see on see, mida tähendab Eesti lipp minu jaoks, et ehk siis, et me kõik usuksime ja pingutaksime ühiselt oma kodu ja oma tuleviku nimel. Ilusat lipupäeva teile! Aitäh! Teid tervitab Eesti Lipuseltsi esimees Jüri Trei. Armas sünnirahvas! Täna hommikul me heiskasime Toompeal Pika Hermanni tornis traditsiooniliselt nagu varasemad aastakümned sinimustvalge lippu. Ja seal olid siis väga paljud ka nagu siingi koolilapsed. Hommikul oli Prantsuse lüütsumi lapsed, samuti mitmete teiste koolide pisikesed põnnid ja 2 koolile me kinkisime pidulikud Narmastega lipud Riigikogu ja Eesti Lipuseltsi poolt. Teie kool on selle juba varem aastaid saanud ja samuti Sindi osakond. Ma hommikul mainisin, et aastad ei ole vennad, aga see aasta on selles mõttes meile kõigile tähtis aasta, huvitav aasta, et peale nende jaanipäevade ja muude lipupäevade on Tallinnas, Narvas ja Stockholmis avatakse ülemaailmsed estopäevad, Eesti kultuuripäevad. Ja nii nagu siin praegu on näha ilusti koolimaja seinal, kus aastaid traditsiooniliselt on need sinimustvalged lipud lehvinud, nii ka ülemaailmsetel Eesti päevadel on läbi aastakümnete lehvinud need Eesti lipud. Ka sel ajal, kui Eestis ei tohtinud isegi mõelda sinimustvalgest lipust. Aga nemad seda traditsiooni hoidsid, kandsid ja nõudsid Eestile siis taas vabadust. Nii et estopäevad, mida me koos tähistame ja siis tuleb, ja paljud teist võivad isegi märku anda, kes lähevad laulu- ja tantsupeole. Et laulu- ja tantsupidu on ka see koht, kus meie lipuselts on alati, nagu ma mainisin, nii tule kui manöövriga aidanud neid pidusi korraldada. Ja niimoodi koos oleme me koos teiega ja koos liputoimkondadega oleme neid asju korraldanud.
ma tahaksin siin tänada ka Sindi kooli liputoimkonda, sest kui me praegu Toompeal olime, siis Riigikogu esimees tänas eraldi just seda äsja loodud Tallinnas, kus meie ka aitasime kaasa Eesti koolide siis liputoimkondi. Nii et proovime siis koos seda Eesti asja edasi arendada, ajada ja nii nagu vallavanemgi mainis, et tuleb otsustada, et mis järjekorras ja mida teha. Seda ei ole kerge teha, erinevaid arvamusi on alati palju, aga nii nagu eestlasel on olnud läbi sajandite, et talupoja tarkust peab veidi olema, veidi rohkem riigimehe mõtlemist, sest teilgi siin Seljamaa riigimees, kelle hauda me igal aastal Tallinnas Rahumäel korda teeme, et riigimehelikkust peaks olema kõigil. See, kui hakatakse mänge mängima erakondlikke, siis see ei kõlba. Kõigepealt riik, rahvas ja siis, kui aega jääb üle erakond. Niipidi peab ka rahvas, kui ta läheb hääletama, seal valimiskastide juures mõtlema, et kas see mees, naine, kas ta on riigimees, kas ta mõtleb Eesti riigile või mõtleb ainult oma isiklikule mingile heaolule. Aitäh! Aitäh! Kodu ei lähe kunagi kodust ära. Aga kust on alguse saanud kodumaa? Kodust. Kas teie teate, et kodumaal on ema silmad ja isa käed? Mina tean, kodu on ema ja isa moodi. Võileib valmis on seal pehme padjaga voodi. Armas su mängukaru. Mis on kodus kõige parem? Kõige parem on see, et kui tahan üksi olla, lähen oma tuppa, võtan kassi kaissu ja mitte keegi ei tule mind segama. Ja veel see, et vanaema pühapäeva hommikuti pannkooke teeb ja see või neid nii palju süüa, kui sisse muub ja neid on nii väga head. Kas kodu on hea koht? Kõige rohkem kaitsusi saab kodus. Kas sulle meeldib kodus olla? Meeldib küll. Kui sa kodus ketšupi pluusi peale ajad, saab pluusi kohe ära vahetada ja sa ei pea häbenema. Ja mere ääres väike maja, ootamas
1984. aastal otsustati, et Eesti rahval on oma lipp, mis esindaks meie rahvast. Eesti lipp pole mitte ainult riigi, vaid meie rahva, meie kodu sümbol. Just täpselt. Eesti lipp on meie identiteedi osa. Hoides lippu mõistame, et meil on kodu, mille eest seisame. Lippu saab hoida, kui midagi lipu jaoks teed. Meie tantsime. Nii et on uus ja vaamus oma silmame sinimust valgeda puuduta veel ma kas tunned, kuis meile on lahti kõige kõrgemat taevade kui tuleme kokku, kui leiame mahti jätame vaevad ja laulame puudutan sind oma rangega nõnda palju vaja. Kas tunned, kuis meile jätame vaevad ja laulame me laulame puudutan mind oma tulise palvega nii et on ülus ja vaamus. Sinine, meri, taevas, usk, lootus, ustavus. Must Eestimaa, meie ajalugu, olnud aeg. Valge, puhtus, rahu, tulevik, haridus. Lipp on sümbol, mis meid kõiki ühendab. Lipp on justkui kodu süda. Ilma südameta aga pole ju elu. Aga lugu, kuidas lipp sündis, on ka väga tähtis. See algas juba rahvas, hakkas unistama vabadusest ja oma riigist. Sinimustvalge lipu idee sündis Tartu üliõpilaste seas. Avalikult näitasid üliõpilased oma lippu 4. juunil 1884. aastal Otepääl. Sel päeval õnnistati ja pühitseti see lipp Otepää kirikus kui Eesti lipp. Aga millal sai sinimustvalge lipp meie riigi lipuks? 1922. aastal. 1918 loodi Eesti Vabariik. Võõra võimu ajal oli Eesti lipp keelatud. Keelati ära isegi pildid, kus olid kõrvuti sinine, must ja valge värv.
Meid tervitab Sindi muusikakool, Tori labajalad, esinevad Matilda Mitt viiulil ja Ebe-Triin Reinsalu tolupillil. sinimustvalged lipud uuesti välja. Aga see kõige esimene sinimustvalge lipp elas ikka päris põnevat elu. Kui Eestis valitses võõras võim, peitsid üliõpilased lipu metallkarpi. Metallkarbi peitsid nad aga ühe Tartumaa talu korstna jalga. See oli suur saladus. Jah, saladus. Ja hõledaks kulunud lippu Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Maailmarahvaid, kellel oma kõige esimene lipp alles on. Meil on esimene lipp alles. On ikka südames uhke tunne küll. Lipp on kodu süda. Lippu saab hoida ainult südamega, nagu kodu hoidma. Näeb ainult see, kes südamega vaatab. Gümnaasiumi noorem showtantsutrupp, me armastame Eestit. Asjad koos nüüd ootate, tulge ka veel jõuate. Teeme tiiru meie maale, vaatame kus elame. Meil siis Sigurtsus on Keskjärvel, seda võita ei saa troopika või mäesuks andides. See kõik on niivõrd meie moodi, see on tulnud meil just siia loodi. Me armastame Eesti, viimane tähelepanek. Palun enne, kui sa lähed jäätist ostma, tule siia tänane Pärnumaa Lillelehto, õpetaja Merike ja õpetaja Kätlin, kas te saaksite siia? Lehvitasidki, nad kõigile lehvitsid. See peaks olema valimislipp. Ja valimislipp. Laavalt, nüüd levitage. Kooli lastega Pärnumas. Ei väga tutti. No muidugi. Aga alati on märk. Küsin ära, kuidas seal
kuulsin midagi, et igast klassi. Ja ma käsin saanud. Austatud kodanikud, eestimaalased ja Eestimaa armastajad. Tere ja head pidupäeva Eesti lipu 141. aastapäeva meile kõigile. Mina olen Meelis Sarv ning ma tõesti loodan siiralt, et täna lehvivad üle terve meie kauni isamaa lipud. Sinimustvalged lipud, nii nagu siin Pärnu kesklinnas Iseseisvuse väljakul. Tänasel rõõmulisel päeval jätkuvalt me austame ja ka täname kõiki, kes meie sinimustvalget kalliks on pidanud ja seda au sees on hoidnud. Algselt Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalgest tunnuslipust kujunes ajapikku läbi tungi ja tormi, läbi naeru ja pisara meie oma rahvuslipp ning seejärel ka riigilipp. On tabavalt öeldud, see lipp on meie rahvuslik reliikvia, mida paljudel rahvastel ei ole. Paljud lipud ja paljud rahvusedki on ajatuultes kadunud. Meie aga püsime veel. Eesti rahval on omane, et me tunneme liiga vähe uhkust ise, aga samuti ka oma riigi üle. Ja kummaline on see, et me muutume tihti tusameelseteks, lausa kurvameelseteks, kui teemaks tõuseb eestlus ja eestlaseks jäämine. Ehk aitab just meie iga-aastane Eesti lipupäeva tähistamine siin Pärnus MTÜ Eesti Lipuseltsi Pärnu osakonna ja Pärnu linnavalitsuse toetusel koostöös MTÜ Ettevõtlushariduse Seltsiga seda rahvuslikku uhkust enam ülal hoida, kas või natukenegi. Lootus, see sureb ju viimasena. Tänasel pidulikul päikselisel kevadpäeval on oma sõnumit teile ka toomas Pärnu volikogu esimees Siim Suursild.
lugupeetud pärnakad, kas pole mitte kena tänase päikese käes vaadata siin Iseseisvusväljakul sinimustvalgeid lippe tuule käes lehvimas? Hommikul, kui täna ärkasin, ka oma maja juures lippu heiskasin ja mõtlesin, et kui tulen tänasele üritusele, jälgin, palju Pärnu majadel ka lipud on heisatud ja pean järjekordselt kahetsusega tunnistama, et neid on väga vähe. Aga täna, kui me tähistame Eesti lipu 141. sünnipäeva, siis meenutame, just noored olid need, kes üle 141 aasta tagasi õmblesid kokku selle sinimustvalge lipu enda üliõpilasseltsi lipuks. Ja see lipp oli õnnestunud noortel nii hästi, et Eesti Vabariik otsustas selle lipu võtta enda riigilipuks. Täna teie noored, kes te hoiate käes sinimustvalget, siis teie sama suured teod ootavad veel ees ja üks tegudest on see, et lähete kodudesse ja koputate enda vanematele rinnale, et järgmine aasta 4. juulil paluks panna Pärnus majadele lehvima sinimustvalge lipu. Aga ma soovin teile Pärnu linnavalitsuse poolt ja Pärnu linnavolikogu poolt kaunist Eesti lipupäeva jätku. Aitäh! Eesti Lipuseltsi esimees Jüri Trei. Armas Pärnu rahvas, tervitused Tallinnast ja muidugi lipupäeva puhul. Ma loodan, et see, mis täna siin toimub, see ilus lipumeri, et Pärnu jätkab neid traditsioone. Hommikul ma tuletan meelde, mõned tunnid küll õigemini tagasi oli sama ilus pilt Sindis. Ja kui siin mainiti, et kes seda asja organiseerivad, et ma lisan juurde, et Sindi pani ka siia oma õla alla, sest ma saan aru, et osa neid lippe siin on Sindi toetanud Pärnu. Nii et aplaus ka Pärnu Sindi koostööle, niimoodi peabki Eestimaal asju ajama, mitte et igaüks ajab oma rida. Nii et aplaus, lapsed, kõik plaksutavad. Lippurid ei plaksuta. Tänane päev on eriline selles suhtes ka, ma loodan, et meie juhid ütlevad, et täna mitte ainult lipu sünnipäeva me ei tähista, vaid me alustasime ka Eesti Vapi 100. juubeli tähistamist, sest sel aastal suvel on Eesti riigivapp 100 aastat vana. Ja ma hommikul Tombel mainisin ja ka Sindis, et see juunikuu on meil töökas kuu, eriti liputoimkondadele, kuna ülemaailmsed estopäevad tulevad, jaanipäev on, võidupüha ja laulu- ja tantsupidu, kuhu te kõik ju ka lähete, kes laulma, kes tantsima, kes lippu lehvitama või plaksutama. Nii et veel kord kõigile tervitused Tallinnast ja täna on mul au üle anda ka mõningad tänukirjad. Alustame kõige soliidsematest, ma palun siia Eneli Arusaad. Enelile tänukiri, kuna Enelin on seda asja vedanud juba aastakümneid ja loodame, et ta jätkab, näete ise, see on kõik tema järelkasv. Jõudu tööle, aitäh! Merike Lilleleht, vaatame, kas on siin. Merike, sinule ka tänud ja tänukiri, nii et läheme siis koos, tegutseme edasi.
Kätlin Parts. No nii, Kätlin laulab, tantsib ja nagu näete, täna on ta ka siia tulnud. See, mida ta hommikupoole Sindis tegi, ta siin jätkab. Aitäh sulle, ole sama tubli, reibas ja graatsiline. Jõudu! Ja nüüd veel ma palun siia Elmo Joa ja Elmo Joa koos Räämakooli või Pärnu Rääma põhikool. Kas keegi on siin? Ütleb ju vanasõna, kelle leiba sööd, selle laulu laulad. Panin siia kaasa need tähtsad noodid, veidi lipu ajalugu ja tänukirjad teile. Ja lippuda ka kaasa. Aitäh kõigile ja võitleme koos edasi. Ilusat lipupäeva jätku. Aga kust on alguse saanud kodumaa? Kodust. Kas teie teate, et kodumaal on ema silmad ja isa käed? Mina tean, kodu on ema ja isa moodi. Võileib valmis on seal, pehme padjaga voodi. Armas su mängukaru. Mis on kodus kõige parem? Kõige parem on see, et kui tahan üksi olla, panen toa ukse kinni, võtan kassi kaisu ja mitte keegi ei tule mind segama. Kodu on sinu ja minu, meie lipp. Ma olen kuulnud, et Eesti lipp oli meie rahva vabaduse sümbol. Ema, kas see on tõsi? See on tõsi. 1884. aastal otsustati, et Eesti rahval on oma lipp, mis esindaks meie rahvast. Eesti lipp pole mitte ainult riigi. Eesti lipp on meie rahva, meie kodu sümbol. Just täpselt. Eesti lipp on meie identiteedi osa. Hoides lippu, mõistame, et meil on kodu, mille eest seisame. Lippu saab hoida, kui midagi lipu jaoks teed. Meie tantsime. Tants sinimustvalge. Seade Mari Pugine, sõnad Kristiina Ini, esitab Liisi Koikson, tantsu juhendab Merike Lilleleht. Puuduta veel ma vaan.
vaatame, kuis elame. Meid siis sibud värskedest, suitsusaun kes järvedest. Seda võita ei saa troopinga või mäesust altidest. See kõik on niivõrd meie moodi. See on kodu, meid just siia loodi. Me armastame Eestit, nüüd ja alati. Me armastame Eestit, tahan elada vaid siin. Järgnevalt peaks sõna saama Pärnu linnapea Roomek Kosenkraanius. Kas ta on oma tihedas päevakavas leidnud selle hetke? Tere, head sõbrad ja head Eesti lipu päeva teile kõigile. Te olete suurepärased, näitate, milline on Eesti vaim, milline on Eesti hing. Ma arvan, et kõigil eestlastel on kõige armsamad värvid sinine, must ja valge. Sinine, mis sümboliseerib taevast, aga ka ustavust. Must meie maa ajalugu, aga ka must Eesti muld. Ja valge usk tulevikku ja samas ka valgus, mis Eestimaad katab. See on üks võimas sümbol ja minu suur soov oleks teile, head noored, et sinimustvalget hoiaksite ikka oma südames ja hinges, olgu mis tahes olukord meie riigis. Kui 1884. aastal 24 Eesti soost üliõpilast pühitsesid lipu Otepää kiriklas, siis võib-olla nad isegi ei teadnud, milline võimas sümbol on sinimustvalge. Aga sellest on saanud meie riigilipp ja aegadel, kui me ei ole saanud sinimustvalget lippu lehvitada, oleme hoidnud seda ikka südames ja hinges. Ja täna Eesti Vabariigi sünnilinnas võime julgelt sinimustvalget lehvitada ja hoida lippu kõrgel. Elagu Eesti, elagu sinimustvalge. Aitäh! Järgnevalt on kõlamas pidulik kõne 8. klassi õpilase poolt. Hugo Rehe, palun! Tervist, armsad eestlased! Täna on Eesti lipupäev. See ja ainult see lipp on meie kodumaa ja rahvuse tähis. 3 imeilusat värvi. Sinine, must ja valge. Sinine tähistamas taevast, mis meid katab ja mis laseb lindudel rahus ringi tiirutada. Must tähistamaks meie viljakat mulda, mis tulvil imepisikestest bakteritest suurte mullamuttideni välja. Ning vast kõige tähendusrikkam valge. Selle valge värvi kohta olen omaealistelt tihti kuulnud, et selle nagu polekski otsest tähendust. Kui ma mõtlen, et see tähendab meie maa ja rahva helget ja lootusrikast tulevikku. Neid värve kui sümboleid tuleb hoida oma hinges ja südame lähedal, sest need on ju meie lipuvärvid. Kasvades ja arenedes on ühe noore inimese jaoks kodumaa lipp tihtipeale vaid üritustega kaasnev sümbol, tähtsündmuste ja suurürituste lahutamatu osa. Minu jaoks sai aga Eesti lipp oluliselt sügavama tähenduse minu vana-vanaema kaudu, kes suri, kui ma olin 13-aastane. Sõja ajal arreteeriti ta metsavendade aitamise eest ja saadeti aastakümneteks kaugele Venemaale vangilaagrisse, kus tagasi tulemine ja uuesti kodumaa üles ehitamine kujunes tema jaoks väga-väga oluliseks.
Tema ainus ja väga tähtis viimane soov oli, et surres pannakse tema peopessa väike sinimust-valge karbike hauda kaasa. Nii olulised oli tema jaoks need Eesti lipuvärvid. See uskumatu mälestus tekitab nüüd ka minus sootuks sügavama tunde rahvuslipu vastu, kui näen sinimust-valget erilistel sündmustel lehvimas. Nii teinekord sootuks omapäraseid teid pidi päranduvad rahvuslikud väärtused meie esivanematelt lastele. Head Eesti lipupäeva! Aitäh! Laul on eestlasi kandnud läbi aasta sadade ehk isegi tuhandete. Mis ilmus esmakordselt lipu esimeses trükis avaldatud luulekogus Kodukannid 1 19. luuletusena. Helilooja Enn Võrk kirjutas lipu luuletusele laulu 1922. aastal 17-aastaselt. Kõlab Enn Võrk, Martin Lipp, Eesti lipp. Meie lipud lähevad koheselt liikvele ning
tänane pidulik koosviibimine siin iseseisvul väljakul on sellega ka lõppenud. Küll aga kestab veel päev. Soovime teile helget ja rõõmsameelset pidupäeva jätku. Elagu Eesti! Puhkpilliorkester Rein Vendla juhatusel ja Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor Evelin Mei juhatusel kõlab Prantsuse rahvaviis Frédéric Perra, Mihkel Veske, Kas tunned maad? Kohe. Ja kõik oli okei. Ma pean su tere ütlema, mida sa unustad mind. Tere. Täna siis tähistame Pärnus Eesti lipu 141. aastapäeva. Mina tulin siia oma isa lipuga. Oma isa oli mul vabadussõdalane ja ta sai oma 30. sünnipäevaks 1929. aastal sai esimese sinimustvalge lipu talu peremehena. Ja see oli siis, ma olin väike poisipõnn, siis me sorteerisime või otsisime midagi, tähendab nagu lapsed ikka, et mis seal kummutis on. Ja kummutis vaatab pesud ja seda teist ja lõngad ja mis seal oli. Ja järsku tuli välja üks riie ja 3 värvist kokku pannud. Sinimust valg. Ja me ei teadnud midagi, tähendab. See oli nõukogude aeg ja ema ja isa olid selle ära peitnud, see sinimust valge lipu. Ja me läksime siis ema juurde, et ema ja tütt, et mis riie see on, et 3 värvist koosneb, eks ole. Ema ütles, leidsite üles. Aga jah, me leidsime niisuguse riide, et mis asi see on? See on Eesti Vabariigi lipp ja seda ei tohi nüüd sealt välja võtta, aga kuskile kellelegi näidata, siis on meil Siberi tee ees.
ja nii nad siis, isa ja ema panid selle kuskil sealt ära, noh, lapsed on lapsed, eks ole, kes teab, kellele räägib või koolipoistele või sedasi. Ja ema ja isa panid ära ja see võeti välja 1975. aastal. Kui isa sai 76-aastaseks, siis isa tõi selle lipu kuskil välja ja see lehvis meil taluõues. See oli selline ülev moment, et sinimust valge. Ja sellest ajast saadik olen siis valet seda lippu hoidnud ja ma arvan, et ma annan seda edasi ka oma lastele või lastelastele, et see säiliks veel 100 aastat, et sinimustvalge, see on nagu Eesti rahva südametunnistus, et kui sa oled Eesti usku, siis see on, lipp on selle üheks sümboliks ja vapp teiseks sümboliks. Nii et need on kaks tunnust, mis ütlevad, et me armastame Eesti sinimustvalge lipu all. Olgu siis see iseseisvus nüüd kestev 1000 aastat Eesti Vabariik. Edu kõigile, kes me ajame Eesti asja, et võitleme Eesti vabaduse eest, hoiame Eesti vabadust ja hoiame Eesti lippu kõrgel. Ma tänan. Tervitus kõigile Eestimaa rahvastele, kes austavad Eesti rahvust ja Eesti riiki. Aitäh. Mina olen Jaan Roos ja räägin praegu Pärnust iseseisvuse väljakul lipupäeva tähistamisel. Et saada pruuniks, teiseks juuniks, võtan kaasa reketid ja mangi, kuid rannas on vaid üks võrk, paika panni laati, poole noori, Paide linnapeale Kaido Ivaskile. Head kaaslinlased, mul on suur au teid tervitada siin meie armsal Vallimäel Eesti lipu 141. aastapäeval. Kuid kahjuks alati ei ole saanud see lipp vabalt lehvida. Ja meie kõigi kohus on praegu ja tulevikus seista selle eest, et meie Eesti sinimustvalge lipp lehviks nüüd ja igavesti. Meie lipu värvid tähendavad rahumeelsust, alalhoidlikkust. Sinine, see on taevas meie kohal, must, see on viljakas muld ja valge tähendab rahumeelsust, alalhoidlikkust. Head kaaslinlased, me elame sellisel tähtsal ajal, kus meie enda Pika Hermanni torni on heisatud sinimustvalge ja ta jääb sinna lehvima igal päeval ja me kanname selle eest hoolt, et ta lehviks ja sellega sümboliseeriks meie vabadust. Ma soovin teile ilusat Eesti lipu päeva ja meeleolukat kontserti. Ja nagu pidulikul puhkudel tavaks, ikkagi me laulame üheskoos teiega Eesti hümni ja selleks puhuks on meile appi tulnud meie muusikakooli ja meie muuseumi ühendpasunakoor Teet Tiffani juhendamisel ning üheskoos saame laulda Mu isamaa, mu õnn ja rõõm.
sellepärast, et see on Eesti raamatu aasta. Ja selleks puhuks on mul väga hea meel kutsuda siia teie ette tervitussõnu lausuma ja kõnet pidama Toomas Kiho, Eesti raamatu aasta kesktoimkonna aseesimehe, EÜS-i esindaja ja Ajakirja Akadeemia peatoimetaja. Aitäh! Armas Paide, Vallitorm, ilusat Eesti lipupäeva teile kõigile ja sellele ilusale linnale ja ilusale maale. Läheme korraks mõtetes tagasi, kuigi ma ei usu, et nii vanu inimesi siin on, aastasse 1884 juuni algusesse. Olukord Eestis oli hoopis teine võrreldes sellega, mis ta on praegu. Kogu maa kuulus põhimõtteliselt võõrastele, oli kroonumaid, kuid enamik kuulus Saksa parunitele. Tõsi, oli alanud juba talude päriseks ostmine, mis tähendas seda, et Eesti mehed eeskätt just said taluperemeesteks ja maaomanikeks omaenda, praegu kutsume neid põlistaludes. See oli algus ja selles alguses oli ka hariduse idu. Et Tartu Ülikool, mis samuti toimis ju parunite keeles, saksa keeles, sinna kogunes üha rohkem ka Eesti soost, Eesti perekondadest pärit üliõpilasi. Ja nagu ikka, tahab inimene teha järele seda, mis ta näeb ees ilusat ja ihaldusväärset. Ja nõnda ka Eesti üliõpilased Tartu Ülikoolis tahtsid asutada saksa üliõpilaste eeskujul üliõpilaste korporatsiooni, üliõpilaste ühingut. Seda sakslased ei lubanud. Siis Eesti noormehed üliõpilased soovisid endale lippu. Seda oli ka keeruline endale võimaldada ja niisiis ei saadudki seda teha Tartus juuni alguses 1884, vaid tuli sõita Otepääle. See lugu on üsna hästi teada, kui Tartu üliõpilased, Eesti üliõpilaste seltsi liikmed sõitsid hobuvankritel Tartust 3. juunil Otepääle ja kui hakkas paistma Otepää kiriku torn, mõni kurv enne Otepääd, siis rulliti lahti hiigelsuur esimene sinimustvalge lipp, mille olid valmistanud 3 Eesti naise käed. Nende hulgas oli ka kuulus Eesti helilooja Miina Härma, Karl August Hermann, kelle laulu me äsja kuulsime, Kungla rahvas, tema abikaasa Paula Hermann ja Neiu Peermann siit samast Järvamaalt. Ja see lipp tõmmati lahti, kui Otepää kiriku torn paistma hakkas ja sõideti siis Otepää kirikusse. Ja miks just Otepääle? Otepää oli see koht, kus kohas juba mitmendat kirikuõpetajat järjest oli olnud ametis Eesti mees. Varem oli olnud selleks Jakob Hurt, kelle nimi on kõigile siin tuttav. Ja sellel ajal 1884 oli seal ametis Burkhard Sperling, samuti eestlane, kuigi nimi kõlab väga saksikult. Ja see Eesti mees, Burkhard Sperling, oli ka Eesti üliõpilaste seltsi liige ja tema võimaldas siis oma kiriku ja oma kirikla selle toimingu jaoks, nimelt, et pühitseda seesama hiigelsuur Eesti esimene sinimustvalge lipp. See toiming viidi läbi 4. juunil 1884 praeguse kalendri järgi Otepää kiriku mõisas ehk pastoraadis. See hoone on siiamaani säilinud ja need võlvid, mille all see esimene lipp pühitseti, on samuti säilinud ja seal on sees ka väikene lipu ekspositsioon, et kes satub Otepääle, soovitan seda pastoraati külastada. Lipu pühitsejaks oli Rudolf Kallas, kes oli samuti Eesti üliõpilaste seltsi liige ja temast kuulsam võib-olla on tema noorem vend Oskar Kallas, kes on hiljem üks Eesti Rahvamuuseumile aluse panijaid. Lisaks sellele oli seltskonnas
Eesti Hüpseltsi liikmed, muuhulgas Karl-August Hermann, muuhulgas ka näiteks Janseni väimees Heinrich Rosenthal, kelle kuulsad sõnad: olgu Eestimaa täis kuradit, meie lippu nad ei võida, võivad innustada meid siiamaani iga päev ja alati. Ja üheks näiteks sellest, et Rosenthali sõnad on täide läinud, olgu ju maa täis kuradeid, on just see akt, mida Paide on teinud, tõmmanud siia Paide vallitorni sinimustvalge lipu ülesse. Ütleme, et igaveseks ta jääb see ööks ja päevaks, öösel valgustatud, päeval päikese poolt valgustatuna. See on täna esimest päeva hommikust õhtuni katkematult üleval. Sellised lipud, Eesti vabaduse ja iseseisvuse ja riikluse märgiks lehvivad ju me hästi teame Tallinnas Toompeal Pika Hermanni tornis, Narva Hermanni kindluses, Rakvere linnuses, aga ka Tartu tähtsas tornis, Tähetornis, samuti Munamäe tornis, Suure Munamäe tornis. Aga see sümboolne lipp siin Eestimaa keskuses, Eestimaa südames, Paides, kui me kujutame ette Eestit nagu telki või püramiidi või koonust tõmbame Paidest üles, siis see on justkui kõige tähtsam lipp Eesti sinimustvalgete lippude seas. Ja nüüd on kõik tähtsad tornid Eestis sinimustvalge lipu all. Sest aastal 1884, kui need esimesed üliõpilased oma lipu pühitsesid, siis oli ka Paide ja kogu Eesti nägi ju teistmoodi välja. Seal nurgas oli lisaks sellele, et sakslased pidasid maid, varasid ja võimu enda käes, nagu oleks sellest vähe olnud, oli ju ka tsaaririik ja venelased. Ja nii oligi seal Paide Vallimäe nurgas ju, nii vanad olete te küll, et mäletada, et seal oli puust Vene kirik juba seisis siis sellel ajal. Toompeal Tallinnas küll veel seda Aleksandr Nevski kirikut ei olnud, aga venestus tungis üha peale. Ja lõpuks, 19. sajandi lõpus, ka Tartu Ülikooli õppekeel muudeti saksa keelest vene keelde. Nii et mingis mõttes said meist saksa parunitega ühel pool Vene võimu vastu seisjad. Aga need asjad, nagu Eesti lipp ja muud riiklikud sümbolid, aga ka vaimsed sümbolid nagu laulupidu, tänavu aasta on meil ju laulupeo aasta, et kõigest 15 aastat ennem Eesti lippu toimus esimene Eesti laulupidu Tartus ja tänavu aasta oleme jälle kogunemas ju Eesti üldlaulupeole. Need asjad kõik kokku teevadki ju Eestist Eesti. Aga üks veelgi iidsem asi, mida me tänavu pühitseme, on tõesti see, millele Ründo Mülts siin tähelepanu juhtis. On nimelt Eesti lipp, Eesti raamatu aasta, mille kohane särk mul seljas on. Diplomaat ja Eesti Lipu Seltsi esimees härra Jüri Trein. Armas rahvas, mul on hea meel siin tervitada Lipu Seltsi nimel. Hommikul me alustasime nii nagu siin lehvib Toompeal, kus heiskasime meie lippu, nii nagu viimased, palju siis, 1989, kui esimesed 40 lippu jälle õmmeldi. Ma võtsin kaasa Toomase raamatu, mis äsja ta siin esitles. Toomasega koos me oleme Eesti lipu asja ajanud aastaid, et kordamööda nagu seda vankrit vedanud. Ja et teile näidata, et Toomase jutt ja loengud on alati väga huvitavad ja ka meil tuleb noortele diplomaatidele tihti ja riigiteenistujatele rääkida nii Eesti lipust, vapist kui hümnist ja siin Toomas tegi alguse, aga ma võiksin siin paar tundi rääkida, nii nagu need loengud on tudengitel, et kui Toomas mainis seda varasemat ajalugu, siis kaasaegne lugu on ka päris huvitav. Aasta 1000 laulva revolutsiooni aeg, seal kus te paljud olite ja laulsite eestlane olen ja eestlaseks jään, aga sel ajal
Kultuuriministeeriumis, minister oli Leppo Sumera. Täna me koos laulsime hümni. Te võib-olla ei tea seda, et nõukogude ajal hümni noodid olid hävitatud ja kui Leppo ütles, et tuleks ette valmistada hümni eri variandid puhkpilliga, sümfooniaorkestriga ja kooriga, siis selgus, et arhiivides neid noote enam ei ole. Oli mingi re-mažoorne ühehäälne. Ja kui ma Leppole ütlesin, olles kunagi kursusekaaslased Konsis, et sa oled ju helilooja, et tee siis ära, Leppo ütles, et Jüri, ma ei oska. Et võta kokku ja selles komisjonis te võite lugeda Küll-Harjakase lipuraamatust ja hümniraamatust. Selles komisjonis oli Gustav Ernesaks, Veljo Tormis, kelle juubelit nüüd hakkame tähistama ümmargussünni aastapäeva, Olevoja ja mitmed teised. Ja kas te usute või mitte, me mitu päeva arutasime, mul on isegi pildid seal, kus vaidlesime, et mis helistikus siis on, et pillimehed läksid minema siit. Mis helistikus me laulame siis, et rahvas saaks kaasa laulda? Si-bemoll mažoor, jätke meelde. Ja sellega on palju nalja saanud, sellepärast isegi tuleb märkintidele, kui nad võtavad vale helistiku ja rahvas ei saa kaasa laulda. Näete, kui lihtne asi, aga kui keeruliseks võivad asjad minna. Tänavu on veel Eesti Vapp 100, kui ma mainisin hommikul, et kui me räägime Eesti lipust, siis me ei saa üle ega ümber Vapist ega hümnist. Eesti lipp ja Eesti Vapp on reguleeritud seadusega. Aga mis selle hümniga on? Keegi teab või? Tõstku käsi. Ei tea. Kui me vaidlesime ja ei teadnud, mida teha, saatsime luurele ühe helilooja Soome. Ja tema tuli tagasi, kuna me olime käsu saanud teha hümniseadus, mida me ei osanud Kultuuriministeeriumis ja kujutate ette, Veljo Tormis tuleb tagasi, Soomest ütleb, et Jüri, seal ei ole seadust. Ma ütlesin, mis kuradi moodi ei ole? Ei ole. Aga mis seal on? Seal on kirjutatud, et Soome hümn on ajalooliselt välja kujunenud. Ma ütlesin, väga hea. Me kirjutasime ka ja saatsime Toompeale ja Kadriorgu. Eesti hümn on ajalooliselt välja kujunenud. Nagu te teate, hümnil ei ole siiamaani seadust, eks ole? Nii et neid naljalugusi on palju või võtame veel, et kuna täna on lipu, selle nimel me ju võitleme, lipuselts, et mitte ainult lipu ajalugu rääkida, vaid ka lipu kasutamise korda. Noh, siinsamas näete, meie taga on lipud, et väga see vales järjekorras ja nii edasi, aga väga huvitavad momendid on, kui heliseb telefon ja mõni linnapea või maavanem või mõni diplomaat. Jüri, mul on kähku lippe vaja, hümni vaja ja nii edasi. Oot, et aga millist lippu? Mis tähendab millist lippu? Eesti lippu? Ei, aga kuhu seda paned? Kas sa tood ta kuhugi saali? Kas sa tõmbad ta Vardasse? Aga mis vahe seal on? On küll. Naised, kui mehed ei jaga matsu, teie jagate. Õmblemise vahe. See, mis läheb lipuvardasse, seda õmmeldakse teistmoodi. Kõik teavad, eks ole, kellel kodus on lipuvarras. Teine asi, kui suur see lipp on. Siin on teada. 105 korda 165, standardne Eesti mõõt tavalistel lippudel. Aga muidu lipuvarrastel 6-meetrine, 7-meetrine, 10-ne, 12-meetrised on prilli ees ja nii edasi. Tähendab, lipp on juba poole suurem. Ja neid niisugusi lugusi võib palju rääkida. Või hümn. Kas hümn on ühe orkestriseades või teise või... Need on niisugused delikaatsed asjad, mida asjatundjad teavad või siin võib-olla ma ei hakka, ma näen juba kurja pilku, et ma ei saa öelda nimesi, Eesti on väike ja kõik on sugulased, aga mõningatele ministritele ja tuleb märkus teha, sest
kui te õhtul vaatate, minister annab intervjuud ja taga on lipud on valesti ja seda võib iga päev vaadata, kuidas riigiasutustes selja taga, et tavaliselt on, eks ole, Eesti lipp, Euroopa Liidu lipp, NATO lipp ja veel võib-olla midagi. Ja need lippud on vales järjekorras. Nii et nagu te aru saate, praegu meil on tööd kuhjaga ja tubli, et teie siin olete selle ette võtnud ja toetagem siis üksteist. Ja võib-olla kogu selle pika loengu lõpuks, mul oli plaanitud 2-3 tundi teile, aga ma ei taha teid, nagu ette mind välja vilistaks, et Toomas Kiho siin mainis, meil on see juuni-juulikuu on päris tööd täis kuud, laulupeod, tantsupeod, et te teaksite, et viimased 30-40 aastat oleme meie hoolitsenud selle eest, et või laulupidudel lehviksid need lipud, sest tavaliselt mõni tund enne laulupeo algust korraldajad, et Jüri, et meil ei ole lippe. Ja siis kiiruga me tõmbame Tallinnas, Tartus neid lippusi vardasse, täpselt sama on tantsupidudel. Nii et selles mõttes meil on pikk tee veel minna ja mõelda. Või täna isegi, kui siia linna sisse sõitsite, ma mäletan Lennart Meri ajal sõidame sisse kuhugi Võnnu võidu aastapäeval, võidupühal ja Jüri, miks lippe väljas ei ole? Et täna Pärnu linnapea ka mainis, et tal on häbi, et pärnakad ei ole lippe välja pannud lipu sünnipäeval. See on kasvatuse küsimus, sõbrad. See on emapiimaga sisse tuleb anda, nii nagu kassile, koerale. Lükkad nina sisse, see on piim ja kass hakkab lakkuma. Täpselt samamoodi tuleb teha, ütleme, kui me räägime Eesti lipust, lipu ajaloost, et seda tuleb lapsele väiksest peale õpetada. Et lipupäeval ta võtab jalad kõhu alt välja ja läheb, paneb lipu maja peale. Kahjuks seda meil ei ole, kui me teame, kuidas me siseneme siin nende linnade, ütleme, peatänavatele ja siis loed 1-2 lippu. See on kasvatuse moment. Nii et, ja veel Estod, ülemaailmne, ma täna olen juba 3-4 kord, ma olen vist 5 korda juba hümni laulnud, lipulaulu ja neid kõnesi pidanud mööda Eestimaad. Et ülemaailmne Esto, nemad olid need, kui mu mälu ei peta, Eesti lipp 120, kui me 2 peapiiskopiga olime Otepääl, Toomas oli ka seal ja Kanada peapiiskop, eestlaste oma, ütles, et Jüri, et sina praegu juhid seda lipukomisjoni, aga kui 100. tähistasime, siis minul oli au seda juhtida üle maailma neid lippusi tellida. Aga välis-Eesti hoidis seda lipukultuuri. Nõukogude Liidus ja Eestis ei tohtinud isegi rääkida sinimustvalgest, rääkimata väljapanemisest. Ja nemad hoidsid, nemad kandsid seda ja Esto päevadel üle maailma, kui koguneti, toodi lipud välja ja ma täna juba kordasin seda, et mulle kingiti Rootsi Esto päevad üks lippe ja selle looga ma lõpetangi, selle lugu on huvitav selles mõttes, et Rootsi püüdis siis kummardada Nõukogude Liidu ees ja Rootsi Nõukogude suursaadik protestis, et miks sinimustvalged lipud on seal Stockholmi tänavatel ja muidugi rootslased hirmuga, et eestlased, et nendega ei tohi välja tulla, et Nõukogude Liidule ei meeldi see, mida tegi korraldustoimkond. Ta pani sellele sinimustvalge lipule, pani tähed Esto, Eesti kultuuripäevad ja teatasid, et see on meie eestlaste kultuuripäevade lipp ja sellega oligi mäng ära mängitud, sellepärast, et Nõukogude Liidule teatati, et me oleme vaba riik siin ja see on nende isiklik kultuuripäevade lipp. Me ei saa seda ära keelata. Vaat neid lugusi võib lõputult rääkida. Aitäh teile, et ära kuulasite ja
näete, mul on ikka see Toomase raamat, mida ma nüüd tagasi teel lugema hakkan. Toomas, aitäh sulle! Aitäh Jürile ja tõepoolest, nagu Jüri ka rõhutas, et maast madalast siis tuleb seda kõike hakata tegema ja nõnda me ka siin Paides oleme 4. korda siis lipupäeval rääkinud ja tegutsenud ja toimetanud ning mänginud rahva muusikarütmis ja seda ka täna. Tere, armas lippu armastav rahvas! Esiteks me esitame teile loo, mille pealkiri on Maa ja linna neiud. Tervitame neid kõigepealt.